videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Olete ehk märganud, et meedias ja sotsiaalmeedias hetkel käib kõva vahutamine nime ümber Epstein. Oi, kas tõesti kuskil saarel piinati lapsi, tehti mingeid rituaale, üle maailma riikide liidrid käisid sinna kokku ja siuksed liidriks saada soovijad ja nii edasi. Vandenõuteoreetikutel jälle on õigus olnud, kas keegi tuleb ütlema, et oi, te ju rääkisite, et mingid sellised asjad toimuvad ja et need valitsused pannaksegi pukki läbi kompro, ehk siis kompromiteeriva materjali, aga ma olen juba ära harjunud sellega, et räägid, öeldakse hull, lollakas, no päris nii ei saa need asjad olla, tõesta, on ju. No palun väga, järjekordne näide. Me ei mõelnud asju välja, päriselt leiavadki aset väga rõvedad asjad ja siis samal ajal tuleb muud kui mingid riigikaitse, reklaami, kus tulevikuliidrid sünnivad siin, ehk siis mingi Scouts-Bataljon, ma mäleta, mis reklaam see oli, kui viskab seda ette, mina mõtlen, ei, need liidrid, ehk siis need juhitavad liidrid, need sünnivad ju seal Pervosaarel või tänasel päeval, ma ei tea, kuhu nad on ümber kolinud, aga mõelda, et nii peenelt läbi mõeldud süsteem lakkab olemast ja kõik need peast haiged inimesed, kes ongi mitte kuidagi mingis joobes suunatud nendele kompromiteerivatele tegudele, vaid kes lihtsalt ongi haiged. Nemad siis täna läksid mingi korraliku elu peale üle või ei, need asjad toimuvad edasi, ilmselt mitte nii hästi organiseeritult või nii mastaapselt suurelt edasi organiseeritult, aga see on see koht, kus mina soovitan kõigil teil kuulajatel, ärge vaadake neid pilte, mis netti on läinud liikvele, ärge vaadake neid videoid, ärge kuulake ega lugege neid kirjeldusi, mida seal lastega on tehtud. Mulle emana midagi minus lihtsalt niivõrd ei suuda seda kõike vastu võtta, see on lihtsalt liiga jõhker ja mõelda, et see kõik tegelikult toimub edasi. Maailmas lapsed kannatavad edasi ja on teatud rahvus, kelle jaoks kõik, kes pole nende rahvusest, on võrdsed loomadega, keda võibki piinata ja tappa lõbu pärast või raha võimu nimel. Ja meil lihtsalt, me ei tohi minna sellesse teadvusesse, kus me järjepidevalt oleme selles ängis, ärevuses ja mõtleme sellele, kuidas keegi kuskil kannatab. Kaastunne, empaatia, jah, positiivsed asjad, aga me päriselt ei saa ise väga selle heaks midagi teha, et kedagi päästa, aidata ja enda seda raskust ja ärevust ängi kanda. Me hakkame ise ennast lõhkuma ja siis meil ei ole ka seda puhtust ja head tunnet, et oma lastele pakkuda päriselt head elu, päriselt rahulikku ja sellist toidetud elu selles plaanis, et elu on ilus, elu on hoidmist väärt, elu on andmist väärt ja praegu ma lihtsalt tunnen, et kõik, kes siin levitavad seda, neid detaile, hea küll, jagage nimesid, selle poolt ma olen. Inimesed teaksid, kes need sellised on, vaata, kes on valmis selliseid asju tegema, on ju. Aga seda ängi ja ärevust endasse läbi selle materjali koguda, kui me elame niigi päris äreval ajal, sellest me tegelikult midagi ei teeni, kedagi sellega ei päästa. Ja nimi Epstein, see käis ka seal Tiit Madissoni raamatus läbi, Epstein. Ja ma siis vaatasin, mis see nimi saane on. See on üks vanimaid Ashkenazi juudi nimesid. Kuskilt sealt neid riike ju juhitaksegi. Ja muidugi meie enda lapsi tehakse ka kogu selle ebanormaalsuse normaliseerimisega natuke nagu ebainimlikult käituvateks. Kõik see, kuidas arvutimängude kaudu on autoga laksu panemine, kihutamine, täitsa normaalne. Mõnel nii veres, et ei saa arugi, kui ennast surnuks sõidab või kellegi teise surnuks sõidab. Kuidas arvutimängus kedagi ära tappa. Täitsa ei tunnegi midagi. Skoor paranes ja endal ei läinud elud nulli ja mis iganes seal need väljendid on. Ja läbi arvutimängude meid tehakse ka ebainimlikemaks, sest me kaotame reaalsusega kontakti.
Ja kui nüüd on meil see droonisõda, kuigi vanarauda pannakse ka endiselt miljardeid, tegelikkus on droonisõda ja Postimees kirjutas, et 8 hakkavad valikainena riigikaitset õppima. Riigikaitset. Aga kodukaitse, kodumaa kaitse, eks see riik ongi seal punt neid, kellel on teatud huvid mängu jooksutatud ja neil on vaja raha teha. Ja riigikaitse, kui selline militaaräri teema, liigutab palju raha ja meie lapsed pannakse siis sellesse teenistusse. Ja kui nad on siin tublisti mänginud sõjamänge, tappismänge, asi neil siis ühel päeval olla tublid sellised droonipiloodid, et nad ei saa arugi, mida nad tegelikult teevad. Kes võib-olla elus pole kokku puutunudki surmaga, kes ei teagi, et elu on püha, elu on hoidmist väärt. Elu ei ole lihtsalt, ma ei tea, siin sünnime. See eostamise hetk juba, see on siuke jumalik säde, mis läidab selle elu. Ja see ei ole juhuslik. Mitte kunagi ei ole mitte ükski elu juhuslik. Ja jätkan koledamal teemal. Ja sealsamas fotol, selle teksti juures, kuidas 8 juba hakkavad siin marutalt sõjarditeks, või riigikaitset õppima. Kui mingid Pevkurisugused ja teised, kes näevad siin ainult raha ja võimu, panevad neid protsesse töösse, see ei ole midagi meie maa ja rahva huvides. Kena mõelda, et oi maast madalast oleme väga riigikaitselised, aga siin toimub ärikaitse. Ja need masinad, mis siin meilgi ringi vuravad hommikuti, kui on last kooli viinud, kümned masinad. See üks masin maksab sama palju, kui jõulutunneliga kokku kerjatakse. Milleks? No milleks? Et saaks sõda mängida ja kui ikka väga hästi läheb, siis saab kedagi ära ka tappa. Et lihtsalt ei harjutatud, tegime päris sõda ka. Ja see on sõjaäri ja see on ka okupatsioon, sest kui meil on võõrväed sees ja tegeletakse sihilikult meie rahva nõrgestamisega, õõnestamisega, siis see on lihtsalt osa okupatsioonist, mis seal ikka. Ja Äripäev kirjutab 2. veebruaril, militaaräris tuntud ettevõtja kriminaalasi sai avapaugu. Ta pole järginud seadusi, vaid on neid kuritarvitanud. Ohohoo. Meil kaitsevõime tähel käibki üks seadustele vilistamine, kas või sellel, kui vaadata, mis siin Nursipalus toimub. Äkitselt Võru piirkonnast siin on, Euroopa maheala 2025, aga sama soojaga me oleme sõjaväepiirkond, sest meil ei kehti normmüra piirangud. Ja samal ajal, kui see Riigikontrolli hinnang kaitsevõime tähel tehtule on täiesti põrmustav, siis sõjaäri on midagi, kus kogu see asi keerleb ümber surmaenergia. Isegi kui jõuta tapmiseni, siis see mõte ja siis vaenlane ja hävitame ja tapame. See on juba eos midagi nii räpast, midagi nii madalat. Ja kui me elame selles piirkonnas, kus väga paljud kohalikud ettevõtjad, ja siis saime selle hanke, tolle hanke, militaaräris, surmaäris, kas see raha toob õnne, rikkust, jõukust, külluse tunde hinge? Ilmselgelt mitte. See on puuduse tunne, et sa oled valmis olema osa verisest räpasest ärist, peaasi, et raha liigub. Ja õnne sellest kohast, andke andeks, kui isegi on tunne, et olete väga õnnelikud ja heas kohas, see on näiline ja see on lühiajaline, sest varem või hiljem teie sees midagi hakkab endast märku andma. Ja muidugi kas sa siis ei taha, et oleks kaitstud? Kaitsevõime. Ma siin käisin hiljaaegu sõbrannadega pubis ja ma nägin seda, meil on ju kaitsevõime üles ehitatud sellele, et meil on liitlased, kes kaitsevad. Ei ole tükk aega näinud, et täiskasvanud inimestel oleks lapsehoidjad kõrval. See on see samune, millest ma ka Objektiivi saates rääkisin, et relvastatud militaarpolitsei tüübid on pubides. Ja kui ma läksin teenindajale ütlema, et häirib see, et siin on relvadega tüübid pubis. Kui on relv, siis tõenäoliselt on ka võimalus õigus seda kasutada ja ma ei tunne ennast turvaliselt. Ei, nad lihtsalt valvavad, et ameeriklased ennast üle ei jooks.
ma ei tea, äkki siis, kui läheb niimoodi päris aktsiooniks, siis ka lähevad sinna valvama näiteks kaevikutesse, et nad ikka ümber ei mõtleks ja ära ei läheks, et nad valele inimesele pihta ei laseks või valele objektile. Siin oli üks juhtum, kus Ameerika sõdur tulistas Ukrainas Kanada kolleegil pool pead sodiks. No ilmselt siis ei olnud kedagi valvama määratud. Peaks ikka keegi valvama neid seal. Ja siis on väga kaitsevõime. Ma olen lihtsalt šokeeritud, et me inimkonnana oleme jõudnud kohta, kus millegi nii rumalaga tegeldakse. Hea küll, kui me oleks väga jõukal järjel riik. Nii palju raha on. Üle ära ajab. No hea küll. Teeme mingit sellist mitte väga loogilist, väga palju laristavat kaitsevõimet. Aga kui samal ajal absoluutses vaesuses olevate inimeste arv üha kasvab, osakaal ühiskonnas kasvab, äkki mõtleks natuke läbi neid asju. Aga ei, need tüübid, kes kuskil on magusa soone peal, nad ei kavatsegi mõtlema hakata, sest isiklik huvi, isiklik kasu. Et siis jah, meil on kaitsevõime, mida peab valvama, et ta üle ennast ei jooks. Ja siis oli siin hiljaaegu veel üks selline minu jaoks täiesti mida olukord, kus oli pealkiri, et ajateenijate igakuine toetus suureneb 3% võrra. Need on siis need meie omad poisid, kellel on mingigi ühendus selle maaga, kellel on mingigi lootus, et kui läheb asjaks, siis nad on siuksed, mina kaitsen oma kodumaad. Ja mitte, et ma kaitsen riiki, sest riik see on see mingi aparaat, kus lihtsalt kurnatakse riiki ja seda rahvast ja maad. Riik on eraldiseisev aparaat. Ma tea, Eesti Vabariik üha vähem ja vähem ma tunnen, et see midagi minuga seoses peaks olema. Ma olen eestlane, see on minu maa, aga see riik, see asi seal lihtsalt mädaneb igast otsust. Aga võtab meilt elu, et edasi toimetada. Ja ajateenijate igakuine toetus suurenes 3% võrra vastavalt auastmele 35–75 eurot. Kolmandik siis. See on ameeriklase ühe õhtu paari arve. Ja see on 6. Meie poiste igakuine toetus tõusis 3% võrra 35–75 eurot. Ja need kuramuse käsitsi juhitavad, kellel peab lapsehoidja paaris kaasas olema, see on nende ühe õhtu paari arve. Kas kellelegi jõuab kohale, kui haiges kohas me oleme oma kaitsevõimega, kuramuse okupatsioon ei muud. Ja seal oli siis artiklis kenasti ka juures. See on selge signaal, et me väärtustame ajateenija aega, tema pingutust ja tema rolli Eesti kaitsevõimes, ütles kaitseminister Pevkur. 35–75 eurot kuus. Mis maksab üks elu? Mis maksab üks kodu? Ma ei tea. Täiesti piinlik see 35–75 eurot olukorras, kus Pevkur ja kõik teised tema sarnased on selle kõigega endale kühveldanud siukse varanduse kõrvale ja ka tulevikuperspektiivid, sest kui sa täna oled juba nii müüdav nahk, küll neil on juba valmis sulle järgmised positsioonid, kus sa saad samamoodi mingid nõmedaid asju läbi suruda, oma rahvast tagasi ja maha müüa, sest sa lihtsalt oledki selline, siis ma saan äge tähtis mees olla, ja ikka veel nõus. Noh, need komprotüübid, ma ikka mõtlema, aga huvitav, mis kompro neil on. See ei saa olla ainult võim ja raha, neil peab olema kuskil ikka miskit sahtli vahel. Vot. Ja mõtlen, see, kuidas meil noortele suunataksegi seda ajupesu enne kõike. Siin oli isegi otsiti kuskile mingit inimest vanus kuni 35. Neil on vist see hirm, et 35+ nendel miskit ikka katusel toimub, kes ei ole ennast maha müünud, kes on veel vabad inimesed, aga noored saada mingi konksu otsa tänapäeval, lihtsalt kui lihtne. Sest neil puudub see loomuliku eluga ühendus põlvkonna järel, see ühendus läheb üha lahjemaks, kui vanemad teadlikult ei sekku. Ja siin olid siis noored hiljaaegu meil Riigikogus. Delfi kirjutas 2. veebruaril. Noored praktiseerisid riigikogulase ametit. Eesti on eutanaasiaks valmis. Kes neid suunas? Kes pani lapsed, seal oli ka alaealisi, lobistama seda võigast äri? Jälle surmaäri. Ma olen teile rääkinud ka, sotsiaalsüsteem on tühjaks lüpstud, Karmeni 50 000 siia, siis teiste mingid miljonid sinna, kuidas on käinud see
ravimite, ühesõnaga, näiteks meil Kagu-Eestis top 3 kõige tegijam ettevõte Lõuna-Eesti haigla. Niisamuti nagu mingi hetk öeldi, et koolid ikka ei ole piisavalt, ei tooda kasumit. Mis kuramuse kasumit? Kooli kõige suurem väärtus, mida ta loob, on mõtlev, iseseisvalt toimiv inimene. Mis kasum? Tehke siis kasiinosid. Aga sinna poole me juba liigume tegelikult. Ja need on see süsteem tühjaks kurnatud, edasi ei saa enam niimoodi, pole mida lüpsta ja siis pannakse käiku see eutanaasiari, mida tükk aega siin juba lobistatud. Rahvuslikus teatajas on olnud mitmed väga head artiklid sel teemal, kus öeldaksegi ausalt, seal ja seal riigis eutaneeritakse lapsi, siuke hilise abordi versioon, et vanemad ei taha enam lapsi, seal pilt ühe artikli juures oli see, kuidas arst siis seisis see lapseke niimoodi süles, naeratus näol endal. Need on haiged inimesed, kes suudavad selliseid asju teha ja me ei pea selles haiges maailmas ise loovutama oma terve olemist, isegi kui me lähme vastuollu sellega, mis ümberringi toimub. Aga laste osas ja nüüd, kui siin öeldi, et lapsed ise võivad hakata otsustama oma tervise üle ka, palju õnne, või tuju paha, või need antidepressandid ei sobi sulle, need rahustid ei sobi sulle. Me oleme nii palju juba proovinud, kõigiga on sul kõrval toimed. Aga meil on siin üks uus lahendus, väga modernne, innovaatiline, väga, mis iganes sõnu, ühesõnaga, nüüd on meil siis see eutanaasikapsel, mis lahendab kõik su mured. Sest varsti tuleb ilmselt sõda. Kas sa oled kriisiks valmis? Kui palju sul on kuivaineid, konserve varutud? Ei olegi maru jama, kui sul sõda siis tuleb. Aga näe, eutanaasikapsel. Nüüd on noortele see teema niimoodi ette söödetud, et nad ise olid justkui selle loomise ja sellise juures seal riigikogulasi mängides. Ja 18-aastane gümnaasiumiõpilane Johanna Saska rääkis Delfile, et istungi juhtimisel oli kerge närv sees, kui tunne oli hea. Ta lisas, et teda kõnetas eelkõige eutanaasia ja abistatud enesetapu arutelu. Kõik ülejäänud teemad, mis hetkel päevakavas on võrdlemisi arutletud, aga seda abistatud enesetapu teemat Eesti ühiskonnas väga õhus pole. Rääkis ta ja lisas, et seda võiks rohkem poliitikud arutada. Teate, nad siin eutaneerivad seda rahvast päris hoolega lihtsalt natuke teistsuguste võtetega. Äkki arutleks selle üle, kuidas panna Eestis elu õitsema, inimestel teha natukenegi kergemaks. Ma ei ole sotsiaaltoetuste pooldaja selles mõttes, et maksame kõigil elu kinni ja pealegi, aga ärge lüpske inimesi tühjaks, siis ei ole ka vajadust mingi sotsiaalhoolekande järgi sellises ulatuses. Tänasel päeval, kui palju me maksame neile, kellel on tujupaha. Me toodamegi peale noori, kes ei tule iseendaga toime, kes saavad kraesse mingid diagnoosid ja siis ma olengi pooliku töövõimega või mis iganes muu asi. Ma ei saagi tööl käia, ärevus tekib, närvi ajab. Ja siis need on mingid ained otsas, mis võib-olla viivadki nad sellesse kohta, kus tegelikult sellest statistikat väga ei tehta. Kui palju need, kes siin endalt elu võtavad või proovivad võtta, et need mingid ainete otsas on, mis on lubatud siis, et teevad asja paremaks, muidu näe. Suitsiidne on, tapab ennast ära, aga paneme ravimid peale, et ravimite mõju all neid asju tehakse. Siin doktor Joseph on rääkinud ka juhtumitest, kus ravimite mõju all ka mõrvasid toime pannakse. Need koolitulistamised näiteks, kui paljud seal on olnud just ravimite mõju all tehtud, või need meeleolu parandavad ained. Kõik ametlik värk, kitlistiilerit saadud ju. Sellest väga ei räägita. Aga jätkan selle artikliga. 16-aastane Rudolf Hõbe rääkis Delfile, et on tänase võimaluse eest vägagi tänulik ning tema roll täna oli Reformierakonna fraktsioonis. Andsin ka erakonna seisukoha õiguskomisjoni eelnõu osas ja olen osa ka sotsiaalkomisjonist, lisas ta. Ka Hõbe märkis, et isiklikult kõnetas teda rohkem eutanaasia ja abistatud enesetapu teema. Ma näen, et see on asi, milleks Eesti tegelikult on valmis ja mille me peame ära tegema, lisas ta. See on see, mis on valmis? Rahvas on valmis, inimesed tahavad minna surma või? Ei, see riik on selleks valmis, sest nad on lihtsalt ennast tühjaks prassinud ja kuna sellest rahvast, kes on juba ära lüpstud, on pandud mingite ainete, teenuste konksu otsa ja pole enam rahasid, mida sinna sisse vändata, siis nüüd on aeg põgeneda sellelt lüpsilaevalt, eutanaasiasi töösse ja hästi. Aga see, et on nüüd pandud
lapsed seda asja lobistama, see on haige. See on haigemast haige ja lapsevanemad peaksid olema tagajalgadel. Aga kui keegi oli seal valmis minema Reformierakonna fraktsiooni, ma arvan, et vanemad ise on ka sellises reformierakondlikus meeleolus, kuigi tänasel päeval ei olegi väga vahet suurt. Lihtsalt EKRE-s veel proovitakse mingit nägu teha. Aga heakene küll ma ei puuduta seda teemat, ma tean, et paljudele on see siuke lootuskiir, las ta siis kiirkab teile. Mingi hetk saate aru, kus need kiired tegelikult asuvad, mida tasub hoida, soojendada. Nii. Ja Eesti Ekspress kirjutas, iga päev tuuakse lastehaiglasse 2 suitsiidikatset teinud noort. Kui paljud neist mida tarvitavad? Miks ei räägita sellest? Jah, teadagi miks. Eile aega ma trefsin hästi huvitava kirjutise peale sotsiaalmeedia avarustes. Vaimne tervis. 1973. aastal kõndis 8 täiesti tervet inimest läbi Ameerika Ühendriikide psühhiaatri haiglatesse. Ükski neist polnud haige. Keegi sees ei mõistnud seda. See ei olnud õnnetus, see oli psühholoog David Rosenhani loodud eksperiment, et vastata häirivatele küsimustele. Kui usaldusväärsed on professionaalide diagnoosid? Et teada saada värbas Rosenhan 8 tavalist inimest, kunstnik, koduperenaine, lastearst, üks just kooli lõpetanu ja teised. Nad valetasid ainult ühte asja enda kohta. Nad ütlesid, et kuulsid hääli. Kõik 8 võeti vastu. Hetkel, kui nad haiglatesse sisenesid, lõpetasid nad teesklemise. Nad käitusid normaalselt, ehk siis kui nad olid vastu võetud sinna ravile. Nad käitusid normaalselt ja tegid koostööd, nad palusid end välja kirjutada, aga neid ei tahetud välja kirjutada. Iga normaalset tegevust tõlgendati uuesti kui sümptomit. Märkmete kirjutamine muutus kinnisideeks. Vaiksest ootamisest oli saanud selline, otsiti muudkui patoloogiat siis nende juures. Viisakusest sai kontrollitav käitumine vastavalt haigusele. 7 diagnoositi skisofreenia, 1 maniakaalse depressiooniga, ühel siis maniakaalne depressioon ja mitte ükski töötaja ei tunnistanud neid terveks. Kui te alguse juba ära unustasite, siis nad olid kõik terved inimesed, see oli lihtsalt kokkulepe ühe doktoriga. Et nad lähevad ja teesklevad, ütlevad, et kuulsin hääli ja pärast ütlevad, et kõik on korras nüüd. Kuigi jah, kõik oligi tegelikult korras. Päris patsiendid lähenesid neile ja sosistasid. Sa pole selline nagu teised, sa ei kuulu siia. Isegi haigeks peetavad inimesed nägid, mida need samused koolitatud professionaalid ei suutnud näha, sest nemad on professionaalid, nad on ju kõigist targemad, on ju. Keskmine viibimine oli 19 päeva, üks inimene haiglasse 58 päevaks ja iga päev kinnitas sama tõde. Kui oled sildistatud, ei loe reaalsus enam midagi. Kui Rosenhan avaldas juhtunu, puhkes skandaal. Üks haigla esitas talle väljakutse, et saad 6 pseudopatsiendid ja siis nad tõestavad, et nad püüavad nad kinni. Millest ma puudust tunnen selles kirjutises on see, et kuidas nad ikkagi välja said. Kui nende juttu ei arvestatud, kas siis määrati mingi kodune ravi, et mine koju ja söö iga päev seda ainet või tule jälle, teeme mingeid süste, ma ei tea, seda siin ei ole välja toodud. Ja üks haigla esitas selle väljakutse, et saad 6 ja nad tõestavad, et sel korral nad suudavad fikseerida need, kes pole haiged. Rosenhan nõustus. Järgmiste kuude jooksul tuvastas haigla 41 oletatavat petist. Aga tegelikkuses Rosenhan ei saatnud mitte kedagi, mitte ühtegi inimest ei saatnud. Ja järeldus oli ilmselge. Diagnoos ei põhinenud alati faktidel, selle kujundasid kontekst ja ootus. See eksperiment purustas pimeda usalduse kliiniliste siltide vastu ja sundis suuri muutusi vaimuhaiguse diagnoosimise ja ravimise osas, kuid selle sügavam õppetund häirib tänagi. Taju võib moonutada reaalsust rohkem kui hullumeelsus ise. Ja vahel kuulub kõige ohtlikum illusioon neile, kes usuvad, et nad ei saa eksida. Ja mis meil täna toimub? Kui paljud lapsed, noored, täiskasvanud saavad järjest diagnoose. Ja kui mingi, mul oma tütar küsis 12-aastane, kas sul on ka ATH või? Siis ma ütlesingi, et jaa, mul on ka ATH, kui ma ei maga piisavalt, kui ma ei saa värskes õhus käia, kui ma ei toitu tervislikult. Ma loetlesin kõik need asjad ette ja kui ma doktor Josephi
neid videoid, ja iseenda sisekõne on ka väga oluline, et sa tabad ära, mis sind häirib, mis ärritab ja sa ei põgene selle eest ära. Kui miski häirib, siis sellele peab otsa vaatama, sest kui sa niimoodi pöörad pea ära, et ma ei tegele, see käib üle jõu, äkki see ei olegi üldse asi, millega tuleks tegeleda, sest et äkki midagi muutub, äkki läheb midagi katki sellega, kui ma hakkan midagi muutma. Ja kui sa võtad selle vastu, see ei pruugigi midagi nii hull olla, aga sina oma põgenemises oled sellele ehitanud sellise kesta ümber, nii võimsaks ta moonutanud, sest sa ei vaata talle otsa, sa jälgid niimoodi silmanurgast ja teate ise, kuidas võivad silmad meid petta. Ja selleks, et nad ei saaks meid petta, meil tuleb iseendal olla selles tõe taotluses, iseenda vastu ausad. Ja tegeledagi, võtta ise vastutus oma tervisest. Mul ema kuskilt kuulis sellist ütlust, et kui inimene 40. eluaastaks pole iseenda arst, siis pole midagi teha. Ja ma täitsa usun seda, et siin oleme ka terve perega jälle haiged ja mina mõtlen, mis see haigus üritab öelda, mis toimub, mida ma ei võta vastu, millest ma ei saa aru, sest mõni aeg tagasi oli pisik haige, aga nüüd me oleme kõik haiged. Ja praegu saadetan ka sellise tundega, nagu kivi oleks kurgus kinni kuskil vahepeal. Ja valus on, aga mõtlesin, et kui ma teen saate ära, siis ma saan jälle jagada läbi oma siis selle kurguchakra mingeid asju, mis võib-olla vabastavad mul seda pinget siin ja aitavad, öeldakse ka, et naised mõtlevad rääkides, selle me räägimegi hästi palju. Siis endal tulevad ka mingid taipamised läbi kõne. Ja sellepärast ma otsustasingi, et olgugi, et ma olen siin jõude kaupa magamata, et ma saate, ma teen ikka ära, äkki midagi läheb paremaks, elame, näeme. Ja kuidagi selline võlgu tunne ka, kui on kuulajad, kes on harjunud seda häält kuulma iganädalaselt. Ma täitsa mõistan seda, endalgi on vahepeal mingi sellise rutiini peale, et siis on see esmaspäeva õhtuti laulmine ja kui ma ei saa esmaspäeva õhtul laulma minna, siis ma tunnen, et midagi minus on nii puudu. Ja selleks, et kellegi teise rutiini mitte rikkuda, mõtlesin, et ma ikkagi teen selle pingutuse ja äkki siis on ise ka miskit paremaks sellest rääkimisest ja niimoodi elavalt kaasa mõtlemisest. Just see jagamise koht, meie kurguchakra, see ongi seotud eneseväljendusega, enesele lubada väljendada ennast iseendana. Sest kui me räägime, aga me räägime nii, et me teistele meeldida või rääkida nii, et ega keegi minust midagi halvasti ei arva, kui ma niimoodi ütlen, äkki kaotan mõne sõbra. Sõpru te ei kaota, kui te olete teie ise. Sõber aktsepteerib sind, kui sa vahepeal mõtled ka teisiti, testid mingeid variante reaalsusest. Aga hästi, ma kaldun teemast väga kõrval ära. Neid selliseid variante, kuidas iseendast põgeneda on järjest. Meil on siin meditsiini, vaimse tervise süsteemis on ju, mis on üks suur sõltuvustel üles ehitatud kupatus. Nemad sõltuvad meie rahast ja meie siis kõigest sellest need teenuseid ja siuke keegi saab hullult palju raha selle eest, et teha nägu, et talle läheb korda, kuidas sa ennast tunned. Ja pluss siis tabletitööstus. Igastahes iseendast põgeneda. Me võime põgeneda sinna tabletimaailma, aga me võime põgeneda ka sellesse vaimsesse maailma, kus ongi tšakrat, kvant, maatriks, mis kõik need sõnad on, mis tekitavad tunded. See on midagi põnevat, seal võib olla mu lahendus, seal ma avanen, puhken õida, olen mina, oma enese potentsiaalis ja nii edasi. See on meie kõigi taotlusi, tunda ennast iseendana hästi, armastada iseennast nii, et sul ei ole süütunnet, et äkki ma olen siis eneseimetlev, äkki ma olen siis liiga uhke või nartsissist või äkki ma lähen üle piiri, kui ma ennast armastan. Äkki ma siis ei hooli teistest piisavalt ja mis iganes, kaotan sõpru, sest ma liiga palju ennast armastan ja siis teised ei naudi enam minu seltskonda. Mida iganes. Enesearmastus sellisel tervel tasandil, kus sa ei põgene enese vihkamise eest sellesse, et ma olen nii väärtuslik, ma olen nii hea, ma olen see ja ma pean kõike saama, mida ma tahan. Kui see on terve, see kannab, see kiirgab, see ei peleta kedagi ära ja ta võib korraks mõjuda raskelt neile sinu ümber, kes soovivad tunda sama seisundit, aga ei julge teha vastavaid samme. Neile sa võid mõjuda selles seisundis eemale tõukavalt,
aga see on nende probleem. Vähemalt sina omalt poolt oled neile kiiranud seda reaalsuse võimalust. Sa võid ennast hästi tunda. Sa võid ennast hästi tunda ka siis, kui sa võtad vastu kõike, mis on sinus must ja vajab puhastumist, lahti laskmist, mingid kadeduse mustrid, mis iganes asjad, hirmud, ahnus. Näiteks hiljem, kui mina avastasin, et kui ma otsustasin aastavahetuse aegu umbes, et mis ma ikka unistan. Äkki mulle on midagi enamat ette nähtud ja unistused jäävad jalgu. Ja kui ma taipasin ära seoses selle vanaemaga ühenduse saamisega, kuidas tema unistused kandsid, mina mõtlesin ahnelt, äkki ma ei unista piisavalt suurelt. Ja minu unistused ei ole, ma ei tea, maailma valitsejaks saada või linnapeaks saada. Minu unistused on sellised kodulähedased, lastega seotud, perega seotud. Ma ei kibene mitte kuskile. Ja siis ma mõistsin, et ahnus minus jäi mulle jalgu tegelikult. Mina mõtlesin, ma ei unista, sest et äkki mulle on ette nähtud midagi veel enamat, mida ma ei oskagi unistada. Ja siis ma taipasin, et minus rääkis ahnus. Tahtis midagi enamat. Aga see, mis mulle valmistab rõõmu, seda ma ju oma sisekõne läbi saan kõige paremini mõista. Ja siis ma läksin tagasi sellesse unistamisse ja siis ma märkasin, mis mind veel oli takistanud unistamast, oli see, et mingid unistused ei kandnud enam. Need olid oma aja ära elanud ja ma mõistsin, et ma pean mingid asjad väga põhjalikult üle vaatama, väga valusalt üle vaatama. Ja see oli see, millest ma põgenesin. See hirm valu ees, hirm muutuste ees. Ja meileksegi seda sellist mõnusamat teed, võtta see roht, see naps on hea, see pidu on lahe ja siis on ka see vaimne maailm, kus alkoholivabad peod, aga vaatad neid rullis silmi ja mõtled, alkohol paha, aga mis ainet teie tarbite. Ja kui sa saavutad teatud puhtuse, siis sa võid minna omadega reisule kuskil ära põgeneda, aga kakaoga, täiesti tehtav. Aga just see, et selles kõige puhtamas olekus, kus sa ei tarbi mitte midagi, kus sa lihtsalt lubad endal esile lasta seda, mis peab tulema, kuidas siis võid lendu tõusta, kui sa täiesti kaines oma tavateadvusseisundis vabastad midagi, mis sind rusus maha tõmbas ja siis tõused lendu ja see lend kestab, sest kui sul mingi aine mõju läheb üle, kolks, kukud. Mida kõrgemale lendasid, seda kõvemini kukud. Päris valusalt võib isegi kukkuda. Aga kui sa oma tavateadvusseisundist täiesti kainena hommikul sööd oma hommikusöögi ära ja tunned, kuidas kõik su kehas toimib õigesti, mitte niimoodi, et äge pidu hommikul on selline tunne, et annad otsad. Aga eelmine õhtu oli äge ja oi, oli elav ja hea tunne. Ma olen mõelnud ka selle, et mis tunne see on, mis alkohoolikuid, seal on igasugu, mina ütlen ettekäänded, miks siis tarbida. Sest et alkohol ei lahenda ju muresid. Ja siis ma jõudsingi sinna, et alkohol võib teha selle tunde, et sa tuled oma emotsioonidega toime, sa lased neil esile tulla ja ongi hea tunne. Lihtsalt kaineks, teadvusseisund muutub ja ei, need asjad on ikkagi liiga suured, ma ei taha nendega tegeleda, hakkad neid alla suruma ja siis, kui oled jälle joobeseisundis, siis sa julged tunda, sest sa ei ole selles tavaseisundis. Ma võin eksida. Ma lihtsalt võib-olla kedagi ei puudutab see mõttekäik, annab abi, ma ei tea. Ja muidu see abi teemaga siin järjest, kuna ma seal Objektiivi saate intervjuus mainisin seda retriiditamist, siis ma sain mõned huvitavad kirjad. Ja ühesõnaga, on ka teisi, kes on märganud, et neid abivalmeid retriiditajaid on palju, kes muudkui pakuvad, tule, mina hoolin sinust, tule, saa terveks, saa külluses elavaks, saa selleks tolleks kolmandaks, aga 3500 €. Ja ma ütlen need, kes on siis nagu nii hingest soovivad head, lihtsalt katsetage, kes need pakuvad siin päris kalleid retriite, kirjutage, et mul raha ei ole, aga vajaks abi, et sa tundusid siuke abivalmis inimene, tahad väga kõike aidata ja see on su hingemissioon. Kas sa saaksid aidata, et mul praegu raha ei ole, et aga väga tahaks kõike seda kogeda. Vaadake, mis teile vastatakse, siis te saate aru, kas nad väga-väga tahavad teid aidata või nad väga-väga tahavad teie raha. Ja neil endal on tegelikult abi vaja, sest kui sa oled ikka nagu nii näru inimene, et sa
kehvas seisus olevat inimest, see ei pruugi olla rahaliselt kehvas seisus, aga vaimselt kehvas seisus, nõrgas kohas, mingis kriisis olevat inimest kasutad ära, tule ja siis ma muudan su elu, sest et ma olen lihtsalt nii äge mees või nii tegija naine. No kuram, see ei ole terve inimese tegu niimoodi inimesi enda ümber lüpsta. Ja see, et pakutakse teenust ja sellest võetakse raha stiilis, kes teevad mingid manuaalteraapiaid, massaažid, asjad, seal inimene reaalselt ta on pühendunud, õppinud, investeerinud iseendasse ja need hinnad on ka tavaliselt sellised, et täiesti saad aru, et sa saad aru, millest sa maksad, see on inimese aeg, pühendumine, energia, aga kui on lihtsalt mingi ägeda inimesega koos reisile mineku eest meeletult palju raha maksta, et tema reis kinni maksta, sest tema ei taha tööle minna, nii ägedad ei käi tööl, siis see on nõme. Aga jah, ma ei taha kellegi häirida, äkki ma olen lihtsalt kade, et minus ei ole sellist soont, et kedagi ära kasutada. Ja ongi endal vahepeal niimoodi, et raha on otsas. Aga minus on see vabaduse tunne nii oluline, et kui ei ole hetkel raha, siis ma lihtsalt mingid asjad mõtlen ümber. Siis seda kolmandat asja ei saa ja see on elu. See on kuidagi, ja ma arvan, et see tuleb lapsepõlvest kaasa, et kui sa lapsena oled kõike saanud, midest tahad ja sul ei ole seal kohas pandud piiri, et kuule, vaata, praegu meil ei ole selleks võimalusi ja siis sa ei saa seda. Ja siis tulevad muidugi need, mõtle, et sul on raha, mõtle küllus teadlikult, ja aga me ei peagi kõike saama. Vahest ongi tarvis, et me vaataks sellele otsa, mis meil on, väärtustaks seda ja kui on vahendeid, siis on, aga selleks, et oleks vahendeid kedagi lüpsma hakata, tüssama hakata, kuram, see on inetu ja ma arvan, et see maksab elus kätte. Aga põhinali, mis ma tahtsin teile rääkida, oli selline reklaam, mis mulle saadeti. Jah, see on nii, et Filipiinid on pali 10 aastat tagasi, ehk siis retriidi reklaam. Pali keerasime perse, nüüd on aeg Filipiinidega sama teha. Ja see vaimsete inimeste eneseotsing, need näevad ette minu arust, need näevad välja, et põgenetakse oma argi olukordade eest kuskile, peace and love all, aga see, kuidas tavaolekus, kas või see, et minnakse kuskile koopasse mungaks, aga kuidas oma tavaargi muredes, pingetes suudad säilitada rahu, näha vastuseid, näha lahendusi, mis sinus esile tulevad, sest lahendused on alati nurga taga. Lihtsalt, kas me oleme selles kramplikult see, asi on nii ja nii, või sa võtad ennast kokku ja vaatad, mis see lahendus võib olla, miks me kardame vahepeal lahendusi ja ei vaata neile otsa, need ei pruugi meile esimese hooga meeldida. Sest need lahendused võivad meie ego riivata, nad võivad tundra hirmutavad, sest me võib-olla kogeme seda lahendust ja sellega kaasnevat elus esimest korda, aga elu on elamiseks, kogemiseks, õppimiseks. Ja kogu see siuke vaimse tervise business, see on minu jaoks mitte väga palju puhtam kui see, mis toimub siis vaimse tervise kiklistiileritega, kuidas ära eksinud aitavad teistel ennast leida. Tada! Ja jälgige lihtsalt inimeste silmi, kehakeelt. Vaadake, kas nende jutt, kas te tunnete seal mingit mõtet, iva või see on lihtsalt kelbas. Ja ma tean, et on neid, kes minu jutu peale ütlevad, et see hull jutt. No ei pea kuulama. Aga alati on oluline, et kas te ise tunnete ära, kas see inimene sel hetkel on tegelikult teie teenistuses. On selles kohas, kus ta soovib teid aidata. Ja ma ei ütle, et inimesed peavad olema kõik sellist, ma aitan, ma annan viimsi endal seljast ära. Ei. Number 1 on see, et sa ise oleks kohas, kus sa hoolitsed enda eest ja sa hoolitsed nii, et sinus oleks ruumi ka mõelda teiste heaolule. Ja see ei ole niimoodi, et ma olen nii äge ja oluline, et mul peabki nii palju raha sisse voolama. Ja kõik teie, te olete omadega nii pees, et ma lüpsan teid nii, et tolmab. Ma ei pea ennast halvasti tundma, sest et mina olen tegija. Et teie oma vead seal olete. Ja nüüd ma natuke annan teile mingeid häid sõnu, laulame natuke koos ja siis, see ongi nii palju väärt, sest ma väärtustan ennast, aga teie ei ole enamat väärt. Te ei ole isegi mu austust väärt, sellepärast ma lüpsan teid. Vot, sellistel hetkedel tunnetage ära ja üks viis, kuidas teile naha vahele poetakse, on komplimendid. Nii ilus, tore, ma näen, sinu hing on see ja too.
ärge laske endaga manipuleerida, sest see on ka see koht, kust pärast vajate jälle ravi, et välja, nagu sellist tervenemist, et välja tulla, kui te saate aru, et teil on kott pähe tõmmatud, teid on lüpstud, ära kasutatud, see on nagu need netipettused, mis praegu toimuvad. Kui paljud inimesed isegi ei teavita, et neid peteti, sest häbi on. Nende igasuguste abistamistega, on see vaimse tervise, see ametlik abi, on see alternatiivne selline surramurra on ju mõlemal puhul. Jälgige oma sisetunnet, ärge minge esimese hooga hõisuga kaasa mis tahes asjadega. Proovige kõigepealt endas saavutada see rahu. Ma hiljaaegu jagasin ka Facebookis sellist YouTube'i kanalit nagu She Breath, ehk siis naissoost see sõna She Breath nagu hingamine. Ma soovitan neid harjutusi teha, mõned on väga kentsakad, aga mina läbi nende harjutuste ma tundsin mingit rahunemist. Kui ma muidu ka võimeldes saavutan natuke parema koha, siis seal mingid sellised õõtsutamised, raputamised, ja ma tean siin telekaski on näidatud mingeid raputajaid, las näitavad, oluline on see, et te ise endas leiaksite selle enda rahupunkti ja siis on teile väga palju raskem ka konkse taha visata. Vot, aitüma kullamast ja ma lõputuses kõnele viil, mis on see nüüd suurembit lõks, see on mugavus, kuis saasi väga lihtsahe kõikku. Ja meile tead mugavust on pikka aigu ja väga piinult maha müüdu. Kõike teitas mugavambas, lihtsambas, kipumbas. Aga päriselt, mida me vajame, on pingutus. Sest kui sa pingutad, siis tuleb perrega lõdvustus. Sääne hää jõudu olek ja tuu jaos on vaja pingutust. Aga mõnne sääne mugavus, jäi midagi väga pingutama, lihtsalt oled, veerutud oma elokõist, tiit õnne lihtsaid asju, sest ta ei anna hääd tunnet. Ta ei anna hinge rahu. Ei pieta igalt pingutama. Tuu on looduse poolt tävesti ette nätty. Ma eks mõtle igalt, kui on küsimus mu hinde seen, et kus ta pies olema, siis ma mõtle inimese peale inne taad moodu aigu, kui kõik on kipu ja lihtsa. Kus sõs ol? Inemine herenesi ülesse ja sole külmkappi, läts mõtsa või võtsa asju, mis oli inne valmis korjata. Kõkke ei saa ju inne valmis korjada. Kõik on vaja liha, sest sa pead tuujas tüüd tegema. Ja mitte õnne nii, et ma lähen mõtsa võtta kitse. Ei, ta kitse ole ei vaakumpakendin. Sa pead ta kõigepealt vere laskma, nülgma, lõikma. Ja tuu oli lihtsa kõik. Ja kõige ta mann sul hinde seen tule teteka tüüduma vaimu poolega, kui sa kelleltki elo võtad. Sest ta tunne käy su seest nii läbi kui läbi. Ja sa pead tegelema rahu löödmisega. Aga näituses latseki ja kasus arvutimänge pealt no ei saa esiki arvu, mida ta elo tähendas. Ja ma ei ütle, et las lats tapp periselt kedagi ära, et sest ta mõist. Ei, ma ütle, et arvutimänge maailmast tule latse eemale hoita. Sealt kaudu käi väga palju säänest päämõssu, mida ole ei vaia, sest kui me ole iks nii mõstu, et mineb sai arvu, mis on õige, mis on vale, et arvutimäng on kedagi ärt tappam nagu õige asi. O päriselt ei saa kiäkki ju haiget. Aga kui sa tunned rõõmu või säänest miililahutust kellegi ärt tapmisest kas või arvutin, sest peas peeglihe kaema mõtlema, et äkki mul on midagi vikka ja mitte tuu mõttega too nüüd mõne vaimse tervise arstimanu ja sus kaemi, mis mul vikka on, saame änsegi diagnoosi. Ei, pead esi hinde käest küsima, mis ta on, kus ta tull, kui on võimalus, siis mõne pereliikme käest küsu, sest mõnikord meie pereliikme ka saava parem arvu, mis meil siin toimus, sest me näeva meid kõrvalt ja võiva anda mänsegi säänse vaata, mis aitas meid edasi. Aga hästi, aituma teid kullamast. Ma looda, et tämpätse saate sen löödsite ka midagi, mis kand ja vitas elu hoita ja elon olla. Elon olla mitte lihtsalt, et elämi kuiki muudu, et elu oleks põnnev, elämist väärt. Aituma teile.